Okei, lähme siis asja kallale. Nii, kujuta ette, sul on geniaalne idee. Ja viimane asi, mida sa kuulda tahad, on see, et keegi hakkab rääkima riskidest. Kõlab natuke hirmutavalt, eks? Aga mis siis, kui ma ütleks, et riskijuhtimine ei olegi tegelikult see pidev muretsemine? Mis siis, kui see on hoopis üks võimsamaid tööriistu, mis sul üldse olla saab, et oma edu kindlustada? Just seda me siin täna teemegi. Muudame selle keerulise ja natuke ematava riskijuhtimise millekski lihtsaks ja päriselt ka kasulikuks. Mõtle igast suurepärasest projektist just nii, nagu sellest hoolikalt laotud tornist. See on püsti pandud ambitsioonist, loovusest ja hulgast raskest tööst. See on täis potentsiaale, aga samal ajal on see ka uskumatult habras. Piisad vaid ühest ainsast ootamatust tõukest, ühes väikesest värinast kuskil vundamendis ja kogu see võib hetkega kokku variseda. Ja see viib meid otse probleemi südamesse. Miks siis nii paljud tegelikult head ideid ja hästi alanud projektid kunagi finišijooneni ei jõua? Vastus peitubki just nendes ootamatutes tõugetes. Ja tead, mis on huvitav? Projekti ebaõnnestumine pole peaaegu kunagi üks suur jäkiline katastroof. See on pigem nagu doominorivi. Üks väike, tähelepanuta jäetud probleem lükkab käima ahelreaktsiooni. See kukutab järgmise klotsi, siis järgmise ja nii edasi, kuni kogu see ilus struktuur on pikali maas. Niisiis, küsimus on, kuidas me hoiame need doominoklotsid püsti? Vastus on tegelikult lihtne, me peame hakkama ootamatustest mõtlema täiesti uuel viisil. Ja see ongi riskijuhtimise tegelik olemus, see pole hirmu tundmine, vaid hoopis ettevalmistus. Aga okei, enne kui edasi läheme, räägime korraks selgeks, mis see projekti risk üldse on, et me kõik oleksime ühel lehel, eks. Tegelikult on see ülilihtne. Mõtle sellest nii. See on, ükskõik mis sündmus või tegur, mis võib takistada sind saavutamast oma eesmärke ja just nimelt õigeks ajaks ja planeeritud eelarvega. See ongi kõik. Ausalt, mitte midagi keerulisemat polegi siin taga. Ja vot see ongi see kõige olulisem mõtteviisi muutus. Riskijuhtimine ei tähenda, et sa üritad tulevikku ennustada. Keegi ei suuda seda. See tähendab kontrolli võtmist selle üle, mida me saame kontrollida. Ja see on meie enda valmisolek. See on professionaalne ettevalmistus, mitte mingi pessimistlik muretsemine. Nii, aga nüüd praktikast. Meie käsiraamatu kõige esimene samm on lihtne. Hakka detektiiviks. Sinu ülesanne on märgata potentsiaalseid ohte juba ammu enne, kui neid saavad päris probleemid. Kus neid ohte siis otsida? Kõigepealt räägi oma meeskonnaga. Mitu pead on alati parem kui üks. Uuri varasemaid projekte. Ajalugu on tihtipeale parim õpetaja. Küsi nõu teistelt, kogenumaltelt tegijatelt. Ja muidugi, loe omaenda projekti dokumendid läbi, aga sellise kriitilise pilguga. Ongi kõik. Nii lihtne see algus on. Ja tihtipeale on riskid omavahel seotud, nagu sukk ja saabas. Näiteks aeg ja raha on selline klassikaline paar. Kui projekt venib ajaliselt pikemaks, siis peaaegu alati läheb see ka kallimaks maksma. Nii et kui sa mõistad ühte riski, aitab see sul märgata ka teist. Aga ära jää kinni ainult aega ja rahase. Riskid võivad peituda absoluutselt igal pool. Mõtle oma inimeste peale, kas nende motivatsioon püsib. Mõtle suhtlusele, kas info ikka liigub nii nagu peab. Mõtle tehnikale, seadustele, isegi ilmale. Mida laiemalt sa ringi vaatad, seda paremini oled sa tegelikult kaitstud. Okei, sul on nüüd tõenäoliselt ees päris pikk nimekiri võimalikest probleemidest. See võib tunduda natuke hirmutav, aga ära muretse. Sa ei pea kõigega korraga tegelema. Järgmine samm ongi prioriseerimine, ehk siis murede tähtsuse järjekorda seadmine. Ja selleks tuled iga leidud riski kohta esitada 2 väga lihtsat küsimust. Esiteks, kui suur oleks kahju, kui see asi päriselt juhtuks, ja teiseks, kui tõenäoline on, et see üldse juhtub. Nende 2 küsimuse vastused ongi sinu kompass edasiseks. Ja nendele küsimustele vastamiseks on meil suurepärane ja visuaalne tööriist. Riskimaatriks. See on põhimõtteliselt lihtsalt üks tabel, mis aitab sul kõik need leitud riskid ilusti ära paigutada vastavalt sellele, kui suur on nende mõju ja kui suur on nende tõenäosus. Selle maatriksi kõige tähtsam osa on punane tsoon. Siia satuvad need riskid, mis on nii suure mõjuga kui ka väga tõenäolised. Need on sinu projekti punane alarm. Need nõuavad sinu kohest ja jagamatut tähelepanu. Edasi tuleb kollane tsoon. Siin on riskid, millel on kas keskmine mõju või keskmine tõenäosus. Nende paast ei pea paanikasse sattuma, aga sa pead neil kindlasti silma peal hoidma ja nende jaoks peaks sul olema mingi varuplaan olemas. Ja lõpuks on roheline tsoon. Siin on madala mõju ja madala tõenäosusega riskid. Ja see on väga oluline. Sa ei pea iga pisiasja pärast muretsema. Mõne riskiga võibki lihtsalt leppida. See teeb kogu selle protsessi palju inimlikumaks ja juhitavamaks. Nüüd, kui sa oled ohud leidnud ja tähtsuse järjekorda pannud, on aeg kõige olulisemaks osaks.
Mida sa nende kõige tähtsamate riskidega siis päriselt peale hakkad? On aeg koostada tegevuskava. Ja siin ei pea sa jalgratast leiutama. Riskidega tegelemiseks on põhimõtteliselt peamist strateegiat. Mõtle neist kui oma mänguraamatu 4 põhikäigust, mida me kohe lähemalt vaatamegi. Nii, mis need käigud siis on? Esimene ja kuigi otsesem, sa saad riski vältida. See tähendab, et sa muudad oma plaani nii, et see oht lihtsalt kaog ära. Lihtne. Teiseks, sa saad riski vähendada. See on siis see, kui sa võtad kasutusele mingid meetmed, mis teevad selle kas vähem tõenäoliseks või kui see juhtubki, siis kahju on väiksem. Kolmas variant, kanna üle. Klassikaline näide on siin kindlustuseks. Sa lükkad selle vastutuse, selle riski kellegi teise õlule. Ja neljandaks, ja see on oluline, sa võid riskiga lihtsalt nõustuda. Eriti nende rohelise tsooni asjadega. Vahel ongi kõige targem otsustada, et me ei tee praegu midagi ja tegeleme sellega siis, kui see kunagi peaks juhtuma. Nüüd, kui oleme need 3 sammu läbi käinud, võtame korraks aja maha ja vaatame suurt pilti. Miks me seda kõike üldse teeme? Ja siin ongi kogu asja kõige olulisem mõte. Riskijuhtimine ei ole tegelikult negatiivne tegevus. Selle eesmärk ei ole lihtsalt ebaõnnestumise vältimine. Vastupidi, see on tugeva ja vastupidava vundamendi ehitamine. Sellise vundamendi, mis lubad sul julgelt ja ambitsioonikalt oma eesmärkide poole püüdelda, teades, et sa oled ootamatusteks valmis. Ja see teebki tegeliku edu võimalikuks. Ja lõpetuseks küsimus sulle. Mõtle korraks oma kõige olulisema projekti, oma kõige suurema idee peale. Mis on selle üks ja kõige suurem risk? Ja nüüd, kui sa tead neid samme ja strateegiaid, mis on sinu esimene käik selle ohuga tegelemiseks?